ma lähen olümpiale ja ma võtan teid kaasa. Selles videos seletan ma kõik ära, mis hakkab olümpiamängudel toimuma sellise 20 järgmise päeva jooksul. Kes mind ei tea, siis tervist, ma olen Martin Imma, 26-aastane murdmaasuusataja. Tegelikult on see minu teine olümpia, käisin ka Pekingi olümpial, aga selle olümpia, mis nüüd tuleb Milano Cortina 2026, ma võtan palju suuremat ette ja seda igas mõttes. Kõigepealt siis äkki see, et mis tähendab üldse, et ma võtan teid kaasa. See tähendab seda, et ma filmin kõike ja ma postitan sellest siis YouTube'i, TikToki või Instagrami. 3. päeva mu olümpiastardini näitan, mis elu elan. Filmin kõike, mis pähe tuleb, kõike, mis toimub, alustades, mis riided on, reisid, kus me elame, mis me süüa saame, seda, kuidas ma pesus käin, okei. Seda võib-olla mitte, aga igatahes te saate aru, ma filmin kõike ja näitan siis teile ka seda. Ehk ärge olge üldse üllatunud, kui iga päev hakkab videosid tulema ja kui tuleb mingi mõte, mis te kindlasti tahaksite, et ma näitaks, siis jätke see kommentaaridesse. Jah, iga päev on plaan, te kuulsite õigesti ja ma tean kohe, mis paljudel pähe tuleb, et kas ma ei keskendu valele asjale, et ma lähen ikkagi olümpiale, siis mul on sellele vastus. Esiteks ma saan aru, et seda väga palju tehtud ei ole, aga tegelikult ma ei näe reaalset põhjust, miks see peaks võtma liiga palju energiat. Ja las ma seletan. Esiteks ma tahan niikuinii, et mul jääks sellest olümpiast mälestus, mida ma saan siis mis iganes 10, 40, 50 aasta pärast vaadata, näidata enda lastelastele, mis iganes. Ja kuna ma olen pikalt teinud YouTube'i, siis mul on ka hea variant näidata teile ka kõik, mis olümpial toimub. See plaan on olnud mul pikalt, ehk ma olen väga pikalt sellele mõelda saanud ja ette valmistada. Ja hetke olukord ongi selline, et peale minu on selline 2-3 inimest, kes on mu tiimis ja kes kõik aitavad nende videotega. Ehk suures pildis minu ülesanne on lihtsalt seda kaamerat hoida, kaasas kanda seda, kõike filmida ja siis saata ja peale seda ei ole enam minu mure, kuidas see video valmis saab, vaid see tiim teeb selle korda. Ehk minu energiakulu on selle pärast ikkagi väike ja ärge muretsege, minu jaoks on kindlasti sport number 1. Ükskõik mis, kui tõesti tunnen või keegi mu lähedastest ütleb, et kuule, see videoasi segab su sooritust, siis ma lõpetan selle kohe ära. Ma praegu ütlen, et iga päev tuleb, siis teen kas või üle päeva, mis iganes tuleb videosi palju tuleb, see ei pea olema iga päev, aga ma tean, et olümpiat võib päris palju sisu tulla, siis vaatame, mis saama hakkab. Lisaks on mul eelmisest olümpiast ju kogemus olemas, ma tean, kui palju aega millele kulub, ehk ma tean, et on väga palju passimist ja näiteks eelmisel olümpial ma mängisin videomänge ja mul oli väga palju aega seda teha. Ja kui me vaatame seda, et mul on 20 päeva jooksul 4 võistlust, siis tegelikult ei ole ju nii tihe graafik. Aga rääkides võistlustest, siis olge nüüd valmis, võtke pastaks paber, pange telefoni kirja, mis iganes, olge valmis, pange kalendrisse kirja need asjad. Kõigepealt kõiki võistlusi näeb ETV vahendusel, ehk siis tasuta saab vaadata ja kõik näete ERR-i vaheldusel siis. Murdmaasuusatamine hakkab 7. veebruaril. Naiste 10 klassikat pluss 10 kilomeetrit vaba stiilis ehk 20 kilomeetrit suusavahetusega sõiduga. 8. veebruar on sama asi meestel, aga mina selles ei osale ja ei osale sellepärast, et minu esimene võistlus on 10. veebruar, mis on sprint, millele ma keskendun, ehk siis seal vahel on liiga väike vahe ja ma keskendun ja panustan rohkem siis sprindile ja ei lähe seda suusavahetusega sõitu sõitma. Ehk 10. veebruar on siis minu esimene start, sellel päeval on mõlemad nii naistel kui meestel klassika sprint. Järgmine võistlus on siis 10 kilomeetrit vaba stiilis ja eraldi stardist. Naistel on see 12. veebruar ja meestel 13. veebruar. Ehk 13. veebruar on see päev, mida mina ootan kõige rohkem. See on see, kus ma loodan enda selle olümpia kõige parema tulemuse teha. Järgmiseks on siis teatevõistlus, kus on siis ühe riigi esindajad ja samast soost, ehk siis naiste tiim ja meeste tiim, 4 tiim. Naistel on see 14. veebruar, meestel 15. veebruar. Eesti naistel on tiim olemas, aga meestel kahjuks ei ole, sest me saime olümpiale ainult 3 kohta, ehk meil on 1 koht puudu, me ei saa teatevõistlusest osa võtta, ehk sellel päeval mina ei stardi. Minul ootab peale seda ees 18. veebruar tiimi sprint, see on siis vaba stiilis ja see on meestel ja naistel samal päeval. Team sprint käib siis nii, et ühest riigist 2 inimest, algus on eelsõit, eelsõiduajad liidetakse kokku ja 15 parimat tiimi saavad siis finaali. Finaalis on ühistart, kus kõik sõidavad 3 ringi ja siis teise vahetuse 3. ringi lõpus sõidetakse finišisse ja kes ees see võidab. Olümpia viimaseks võistluseks on 50 kilomeetrit klassikat ühistardist. Naistel on see 21. veebruar ja minul 22. veebruar.
Ehk kokku minu 4 võistlus 10. veebruar, 13. veebruar, 18. veebruar ja 22. veebruar. Pange kirja. Nende võistluste eesmärk on mul olla ikkagi top 30 koht. See on miinimum ja kui olen reaalne, siis top 20 kohaga ma oleksin väga rahul. Ütlen seda sellepärast, et sellel hooajal minu parimaks kohaks on 32, mida ma olen sõitnud 2 korda. Ehk siis loodetavasti minu tippvorm jääb ikkagi olümpiaks. Ja hetkel tunnen ma ennast hästi, kes selliselt videot vaatas, nägi, et võitsin Eesti meistrivõistlused ja et vorm on täitsa hea ja tunnen end hästi. Küsisin ka Instagramis küsimusi tuleva olümpia kohta, vastan nüüd siis mõnedele. Kas teil šokolaadimuffinid ka on? Hetkel ei tea, aga kindlasti mingis videos ma leian sellele vastuse. Pärast olümpiat võib sinu numbri saada. Siin on mõeldud siis minu võistlusnumbrit, millega ma mingil võistlusel võistlen. Ma saan neid 4 tükki kokku, ehk mitte väga palju. Aga siinkohal ma pakun siukse diili, et kui ma saan täis 10 000 jälgijat nii Instagramis kui YouTube'is, siis ma teen suure loosi. Ja sinna loosi ma panengi siis võistlusnumbri, maskotte ja see list hakkab siin järgnevate videotega täituma, nii et pange subscribe ja ma olümpia lõpus teen siis siukse suure loosi, kui 10 000 täis saame. Kas närv on sees ja kas unistus läheb täide? Ütlen ausalt, närv on sees. See aasta on Itaalias, mitte Pekingis, kus olid ka veel koroonareeglid, ehk siis seal ei olnud pealtvaatajaid, aga nüüd saavad ka pealtvaatajad tulla ja unistus läheb täide selles mõttes, et see on olümpia, kus ma osalen ja mu pere saab tulla vaatama, ehk siis see on nagu mega lahe. Ja paljudele küsimustele ma vastasin siis juba selle video sees. Ootan väga, milline see olümpia tuleb, kõik seda melu selle ümber ja neid võistlusi. Ja ärge muretsege, ma näitan kõike riietest, mis tasuta asju me saame seal. Me saame päris palju asju olümpiale minemise eest üldse. Ja sellest rääkides, siis järgmises videos ma näitangi, mis me saime siis olümpiakomitee poolt, ehk millised on meie riided ja kõik asjad, mis me saime. Nii et järgmises videos ehk pange subscribe, pange like, haipige seda videot, kõike seda ja näeme homme. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tipp-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tipp-top vana Chaneli kombe. Peale minu on selline 2-3 inimene, mida. Tervist, kohe algab olümpia ja mina olen kätte saanud Eesti olümpiakomitee poolt paki. Siin on siis kõik olümpiariided, mis me saime. Kohe esiteks siis DB suur reisikohver, kus sees on siis kõik. Ja selles videos avangi selle ja vaatame, mis siin sees on siis. Kohe alustuseks väga ilus Team Estonia logoga ja siis siin on mu nimi. Ja Eesti lipp on peal, väga lahe. Teeme selle lahti ja vaatame. Oi.